Praegu on meil eesmärk inimkeskne tootmine, kus meil robotid aitavad inimesel teha oma igapäevaseid tegevusi tootmises. Üheks põhiliseks väljakutseks, mida meie saame lahendada ja mida teie tulevikus hakkate lahendama, on optimaalne toodete tootmine sellistes tingimustes, kus toote kvaliteet on tagatud ja toote hind on madal. Oleme teinud erinevaid virtuaal- ja liitreaalsuse lahendusi, oleme arendanud väikseid mobiilseid roboteid. See ongi üks ülikooli mõte ka, et me suudame ühendada ettevõtluse, teaduse ja õppetöö. Ja siin meil käivad igapäevaselt, iganädalaselt erinevad ettevõtete töötajad külas, kes vaatavad mida uut on tehtud maailmas ja kas ja kuidas nad saaksid seda oma tootmises kasutada. Tänapäeva tootmises on meil oluline aeg, ehk me peame väga kiiresti juurutama oma uusi tooteid tootmisse, et me saaksime neid kiiresti toota, optimaalselt toota, hea kvaliteediga toota ja väga palju kasutatakse üha rohkem erinevaid virtuaal- ja liitreaalsuslahendusi, millega me saame kogu selle õpetamisprotsessi kiirendada. See on väga suur aja ja raha kokkuhoid. Ja siin ma soovitan kindlasti ettevõtete tulla ülikooli ka meie demokeskusse, vaatama, mis lahendusi ja kuidas on võimalik teha. Tänapäeva väljakutse tööstuses on, kuidas rakendada uusi tehnoloogiaid ja eelkõige, kuidas me saame rakendada tehisintellekti. Väga oluline on, et me suudaksime tehisintellekti kasutada ka igapäevastel tehnoloogilistes protsessides, kus me soovime valida kõige optimaalsemad parameetrid mingisuguse tehnoloogia juures, näiteks keevitamisel, painutamisel, lõikamisel. Kodus toimus isaga arutelu, tahtsin minna ehitusse, isa ütles kategooriliselt ei, küsisin miks, kuna tema on automaatika-insener, siis tema ütles, et kui tema ühikaknast välja vaatas, siis ehitusarhitektidel ja inseneridel olid aknad valged, ehk töö läbi joonistasid. Ja miks ma valisin inseneeri eriala on sellepärast, et insenerid saavad midagi luua. Inseneridel on see kihk ammutada uut, kasutada uusi tehnoloogiaid ja oma käega midagi ka ära teha. Kui me vaatame oma bakalaureuse või magistritöid, siis meie bakalaureuse magistritöödest 99% on ettevõtete põhised. Kui me vaatame oma lõpetanud doktoreid, kes on saanud kraadi kätte, siis 99% lõpetanud doktoritudengitest lähevad ettevõtlusse tööle. Paljud meie bakalaureuse, magistri ja doktori tudengid on saanud olla Eesti juhtivate iduettevõtete alguse juures, nagu Milrem, Skeleton, Auvetech, Cleveron ja nii edasi. Kui me vaatame tootearendus, tootmistehnika, inseneri vaatest, siis praegusel hetkel ettevõtetes palgatase on võrdväärne IT-inseneridega. Tulge kindlasti õppima tootearendust, tootmistehnikat.